Aasta raadiojaam Raadio 2. 26. august on ju kohe. See tähendab seda, et Raadio 2 bändisärgi suvi on lõpusirgel. Täna me räägime Eesti tumemuusika juhtfiguuriga Andres Meltsiga. Tulime sinu koju. Teise koju. No sinu teise koju ja oleme Laseringis, kus sa töötad, mis müüb ka bändisärke. Oled sa mõne särgi oma poest üldse ostnud? Jaa, ikka olen. Ikka. Ja mõned tassid ja. No muidugi. Palju sul bändisärke on? Ikka kokku võib-olla ongi, kus on mingi, ma ei tea, 100–150. Seal vahel vast. No. Mis ma ka kannan, neid on võib-olla maks 100 jah. Kindlasti mul keldrist ära viidud. Ma kunagi olin siuke XL-i mees ja neid ma enam ei saa kanda. Et need on mul ootavad kusagil keldris. 26. augustil, kui on see bändisärgi päev, millise bändisärgi selga paned? Ma arvan, et see on pigem see, et see on nagu siuke, see hommik tuleb ära oodata ja siis nagu on see tunne, mis nagu õige on, siis nagu vahest lappad mitu ringi särgi läbi, et täna on nagu selle särgi tunne, siis vaat selle särgi selgi. Vaatan, et sul on särgid enamuses mustad kõik. Jah, ikka peaaegu 100%. Mis sa siis teed, kui see on näiteks artist, kelle särki sa tingimata tahad, aga neil ei olegi musta särk, on ainult roosad, mis jääb ostmata? Jääb ostmata ja kahjuks. Normaalne. Oled sa mõne särgi pestes ära ka rikkunud? Ikka olen jah. Mis on see kõige suurem viga, mis rumal bändisärgi pesija teha võib? Selles mõttes jah, et mingisugused, mis seal inimesed räägivad, et mida ei tohi seal, ma ei tea, kuumalt ja mida ei tohi seal triikida ja ei triigi ma niikuinii mitte ühtegi asja kodus. Ja kuumusest mina ei ole küll aru saanud, et midagi juhtuks. No võib-olla läheb sul grammikene väiksemaks või ma ei tea, venib grammik suuremaks, aga see ausalt tõmbad selge läheb jälle keha järgi tagasi. Aga mis särk see sul seljas on? Mis see lindi on? See pole veel korraga pesus käinud, ma ei tea, kui väikseks ta tõmbab. Suht uus. Aga räägi sellest särgist, see näeb hea välja. Noh, sellega on nüüd tõesti see, et ma tavaliselt toetan bändi, siis selle puhul oli pigem nagu nali. Pigem sinus see lindi jooni toetajat nagu ei näe. Jah, väike hipster elab võib-olla ka minust siiski. Ehk siis näide sellest, et isegi kui artist on, ütleme siis mitte sinu lemmik, aga särk on hea, siis sa ostad. Sa oled ikka tõeline bändisärgimees, mitte nii sama. Tegelikult ei osta nii pilt tavaliselt. Aga sa ostsid ju? Pigem ma ostan ikkagi natuke koledama oma lemmikbändi või mingi hea bändisärgi, kui ma ostan nagu hästi ilusa suvalise bändisärgi. Ma ei pane suvalist asja selga. Mul on sellega päris palju asju olnud. Kas või Eesti bändid mõned, kes mul on head sõbrad ja nii edasi. Ma isegi tahaks seda toetada, ma tahaks seda särki, aga ma tunnen, et ma ei taha seda särki tegelikult selles mõttes kanda, et ma ei ole nagu õige inimene seda kandma. No okei. Siis see tegelikult on ikka pigem... See lindi jooni särk on siis ikkagi nali. Puhas nali ja erand. See on puhas nali ja selles mõttes, et lihtsalt ma nägin kunagi neid väikseid pildikesi netis, ma isegi ei arvanud, et see reaalselt olemas on. Mulle tundus, et keegi on lihtsalt teinud, seal oli veel Phil Collins ja mis seal veel olid analoogsed. Siis ma nägin ükskord iibes, et päriselt on olemas see särk ja siis ma mõtlesin, kurat selle ma pean saama. Mulle muidugi hästi meeldib sinu puhul see, et kui artistil ei olegi särki sulle müüa pakkuda seda ise. On mõned korrad nii ette tulnud, jah. Mis sa siis ära teed, no? On sul mõni selline siin kaasas ka praegu? Paar tükki vähemasti on, jah. Kas ma pean otsima need üles? Kes need artistid on? See on näiteks Eesti bänd. Õigemini see üks tüüp. Ultra andekas tegelane, nimega O-Days. Ja hästi lihtne särk, sest ei ole isegi O-Days välja. Aga jah. Sa ise kujundasid ka ees? Ei, see on tegelikult ta logo ikkagi. Okay. Ta kasutab seda logoks. Ma ei tea, kuidas ta ise oma bändisid nimesid välja loeb, sellepärast seda O-Days ei loe siit küll kuidagi välja. Aga see on täpselt see, et mulle nagu lihtsalt nii meeldib, mis ta teeb ja ta on hästi väike artist selles mõttes, hästi produktiivne, aga tagasihoidlik vend, kes nagu ei pushi ka üldse ja siis ma tundsin, et mul eriline vajadus tema särki ikkagi kanda. No sul on iga särgiga põhimõtteliselt mingi lugu rääkida, teeme nüüd testi, võtame suvaliselt ühe ja kuulame selle loo ära. Ma võtan paar lugu, sest ma tean, et... Ma ei tea, seda ma just näitas, see oli see, mis ma pesus ära määrisin. Selle ma ostsin otse Poltroori tüüpide käest küsis, kus me oleme. Siis ma ütlesin, et Eestist, siis ütles, Mart Puum, ütles selle peale, aga see särk... Nüüd nad ütlevad Ragnar Klavan. Nii, aga ma ei tea, mis me siit võtan, okei, Peherit. No Peherit on mul täpselt nüüd hea näide sellest, kuidas on lihtsalt suur sõprusbänd Soomest, kes on mu jaoks ka väga oluline bänd. Aga lapsest saadik siuke üheks eeskujuks olnud. Ja see on küll nagu näha ka, et on ikka päris siuke ära pleekinud, ma olen tõesti ropult palju kandnud igal pool, sellepärast, et see on kuidagi siuke... Ta on ikka pool vuhvel. Nad võtsid küll bändilt, ma tean, nõusoleku, kui nad selle särgi tegid,
aga nad lubasid neile saata vist 60 tükki ja saatsid 2 tükki. Nii et selles mõttes bänd oli ikkagi väga nagu löödud, et selles mõttes, et nad nii-öelda andsid õigused ja tegelikult ikkagi keegi hakkas nendega pealt teenima. Legendaarne Soome black metali bänd. Jaa, ma võtan veel ühe. Mis me siit võtame? Meil päris suvalt on imelik võtta, võtaks äkki mõne. See on muidugi jälle nii metalibänd, aga Autopsy särke mul tegelikult mitu, sest ma olen seda bändi fännanud ikka ka lapsest saadik. Mäletan väga hästi, kui sõber Tristaniga käisime kunagi Soomes ja tema selle esimese albumi veel ostis 89. aastal. Ja siis ma olen seda särki kandnud. See on ikka see 92. aasta plaadipildiga. Ja sellega oli siuke naljaks lugu, et Autopsy oma Facebooki lehel kuulutus kunagi välja, et inimesed kõik, kes kannavad Autopsy mingisuguseid riideid, siis ma ei tea, mis iganes pätse, särke, mütse, saatku pilte. No mul oli üks pilt kusagilt ühest tehnopeolt korteriklubist tolleaegsest, kus ma mängisin plaate selle särgiga. Ja saatsin selle pildi, see pandi ülesse. Sai väga palju sooja vastuvõttu, mis lõppes muidugi sellega, et truudfännid lendasid välja ja hakkasid hoopis nagu vastupidiselt siis nagu maatasa tegema seda sellepärast, et no ikkagi kuidas üks Autopsy särgiga mees saab mängida nagu plaadimängijate taga nagu sükest arvatavasti siis nende mõistes kindlasti mingit diskomuusikat, et see ei ole nagu reaalne. Ja lõpuks see pilt võetigi maha, nii et see ei jäänud ülesse kuhugi. Natuke kahju, kõik ülejäänud jäid igasugused suvalised Puritaanluse kõrgem pilotaar. Räägi see lugu ka ära. Ma siin keskendunud metallisärkidele, tegelikult mul on väga palju muid särke ka. Seda saavad inimesed pärast ära arvata, millised need muud sinu särgid on. No selle särgiga oli siuke lugu, et juhtum, kus mul ei olnudki särki seljast. Tulin Stroomi rannast üks, ma ei tea, 5-6 aastat tagasi äkki. Olin just seal rannas olnud ujumas käinud ja natuke päikest võtnud ja mul kodu on täpselt niimoodi, et Pelgu ja Selver ja põhimõtteliselt täpselt Stroomi ranna ja mu kodu vahel on. Siis sai minna poodi sellepärast, et janutas ja võtsime ekstra järjekorda ja mingi jooginäppu. Ma pakun, et see pole isegi vist alkoholni jookid, pigem mingi limps ja jõudis järjekord minuni. Ja proua, kes kassas oli, siis keeldus mind teenindamist, sellepärast, et mul ei ole särki seljas. Ja süüdistas, et tema pole mind kasvatanud just ja kohe lendas mulle peale. Ma oli nagu veits niimoodi, et ma ei saanud suht tagasi olidki viisaks ta vastu, et ma oli nagu veits nagu oot, mille eest nagu, ja mis mu ema nüüd väga süüdi on, et ma juba mingi, ma ei tea, 35 aasta selle särki kanna. Ja siis panid särgi selga? Ja siis ma panin särgi selga, mis mul oli ka, et see oli nagu see särk. Borgottini enda esimene särk, mis oli üldse kunagi tehtud aastal 93, oli tehtud niimoodi, et Revo ema õmbles ja isa tegi trüki peale. No lihtsalt siuke huvitav fakt jällegi, et pesus hiljem läks kraema, mäletan lillad värvised oli just mustaks värvitud, tollal ei olnud, vaata. Et nagu siuke, lihtsalt siuke naljaks asi, et väike Revoga seos. Aga see selleks. Aga merchist rääkides, siis mis asjad need on? Need on need huvitavad asjad. Ma eeldan, et need on maailmas üks paar, isegi natuke vähem, sest siin on juba kannasauk sees. Need on ühe mu lemmikbändi, kes tegelikult oli aastal 2000, oli super bänd, kogusid kõiki plaate, mul on üle 120 Redestripi väljaande. Ehk siis Redestrip jah, see juba korra mainitud, siuke Taani EBM-i tüüp Klaus Larsen. Ja mul on Põlvas üks siuke väga vahva sõber, kellel on siis mingi oma vanemade kollektiiv, kes siis niimoodi tellimise peale koopassu, nii et tema kinkis mulle kingituseks siis Redestripi kootud sokid, nii et olen need alati külma ilmaga jalga tõmmanud kodus.